14. aprill 1988. Mitmemiljoniline Ameerika sõjalaev on kohe seilamas otse surmavasse Iraani lõksu. Kell 16:45 märkavad USS Samuel B. Robertsi vahimehed vees objekti, siis veel üht ja veel üht. Tumedad kujutised, mis asuvad vahetult veepinna all. Alguses vahimehed ei muretse. Nad arvavad, et need objektid on lihtsalt delfiinide parv, kes ujub laeva ümber lainetes. Kuid kui sõjalaev triivib lähemale, selgub hirmutav tõde. Need ei ole delfiinid, need on miinid. Laev on sisenenud miiniväljale ja vaid mõne minuti pärast vallandab see varjatud oht sündmuste ahela, mis viib suurima USA mereväelahinguni pärast teist maailmasõda. Komandör Paul Rinn, laevakapten, saab uudise oma vaatluspostist ja võtab olukorra enda kontrolli alla. Ta haarab sisefoni ja teeb meeskonnale teadaande. Ma arvan, et me oleme miiniväljal. Ma tahan, et te kõik läheksite oma lahingupostidele, aga tõuske peatekist kõrgemale. Ma olen kindel, et me saame siit välja. Komandör Rinn annab tüürimehele käsu tagurdada miiniväljalt välja minimaalse kiirusega. Ta loodab lihtsalt tagasi liikuda mööda täpselt sama rada, mida nad kasutasid alale sisenemiseks ja põgeneda. Puudutamata meremehed tormavad oma postidele ja meeskond hoiab hinge kinni. Nad teavad, et iga liigutus, iga pööre ja iga pisimgi kohendus võib olla vahe ellujäämise ja katastroofi vahel. Sekundid mööduvad, siis minutid. Hetkeks tundub, et Robert suudab imekombel pääseda. Siis umbes kell 17:10 tabab katastroof. Saadav 02 kontaktmiin plahvatab otse laeva all. Keresisse rebitakse 15 jala laiune auk. Laeva kiil, mis on aluse konstruktsiooniline selgroog, puruneb täielikult. Merevesi tulvab masinaruumi. Sillal paiskab lööklaine komandör Riini ületekki. Tema vasak jalg murdub kokkupõrkel. Olukord väljub hetkega kontrolli alt. Turvav vesi rebib massiivsed gaasiturbiinmootorid täielikult kinnitustelt lahti. Löök hävitab ka teisi olulisi seadmeid. Laev kaotab elektri, tuled kustuvad ja lumised ruumid mattuvad pilkasesse pimedusse. Tulekahjudes tekkinud mürgine suits täidab õhu. Kui sõjalaev saab sellist katastroofilist kahju, on tavaliselt ainult üks tulemus. Alus murdub pooleks ja vajub hämaratesse sügavustesse. Komandör Rinn keeldub sellel juhtuda laskmast. Tema meeskond on just selle õudusunenäo üle pidevalt pead murdnud. Näed on selleks tunde harjutanud ja on valmis kõige hullemaks, selgitas Rinn hiljem. See mõtteviis. Me harjutasime, tegime õppusi ja harjutasime veelgi, kuni meeskond oli veendunud, et suudame kõike teha kiiremini ja paremini kui keegi teine. Nii et selle asemel, et oma laev maha jätta, võitleb meeskond selle päästmise nimel. Avariitõrje meeskonnad asuvad kohe tegutsema. Nad sulgevad üleujutatud sektsioonid ja võitlevad tulekahjudega. Üks meeskond, kuhu kuuluvad soonaritehnik, laevaremondi luksepp, kokk, raadiosideoperaator ja botsman töötab koos, et kiiresti kokku panna avariitoitesüsteem. Vaid 22 minutiga. Samal ajal roomavad teised meremehed läbi suitsuga täidetud koridoride, kandes varustust ja päästes vigastatud meeskonnakaaslasi. See kestab nii 7 kurnavat tundi. Komandör Riinile pakutakse võimalust laev maha jätta, kuid ta keeldub alati. Ja lõpuks kõigile ootustele vastu suudab meeskond kaose kontrolli alla saada. Nad stabiliseerivad laeva, kustutavad tulekahjud ja peatavad üleujutuse edasise leviku. Tänu visadusele ja väsimatule väljaõppele päästetakse Samuel B. Roberts. 10 meremeest saavad raskeid vigastusi, 4 saavad tõsiseid põletushaavu, kuid imekombel ei kaota keegi elu. Sõjalaev pukseeritakse remontimiseks lähimasse sadamasse. Meeskond päästis laeva, aga kuidas sattus tipptasemel Ameerika sõjalaev surmavasse miinivälja lõksu? Julm Iraani-Iraahi sõda kestis juba 7. aastat. Mõlemad riigid püüdsid meeleheitlikult üksteiselt ressursse ära lõigata ja hakkasid agressiivselt ründama relvastamata kaubalaevu, mis sõitsid läbi Hormuzi väina. Ameerika Ühendriigid sekkusid ja korraldasid operatsiooni Earnest Will. See oli üks 20. sajandi suurimaid merekonvoi operatsioone. 10 raskelt relvastatud Ameerika sõjalaevad, sealhulgas Samuel B. Roberts, saadeti teele. Nende ülesandeks oli turvaliselt saata Q-80 naftatankereid läbi risttule. Üks päev pärast seda, kui Roberts pihta sai, naasid mereväe sukeldujad sündmuskohta ja tõid mõned miinid ohutult veest välja ülevaatamiseks. Kui miinide seerianumbrid üle kontrolliti, sai täiesti selgeks, kes need paigaldas. Tõendid on vaieldamatud ja Ameerika on peagi valmis alustama kohapealset täpset vastulööki.
USA oli juba enne seda tabanud Iraani miine paigaldamas Pärsia lahes ja hoiatas riigi valitsust, mida juhtis kõrgeim juht Ruhollah Khomeini, et kõik edasised katsed piirkonnas laevaliiklust häirida toovad kaasa sõjalise vastuse. Iraan eiras seda hoiatust täielikult. President Ronald Reagani jaoks oli see viimane piisk. Ta andis loa viivitamatuks vastulöögiks Iraani sihtmärkide pihta. Ameerika tahtis kättemaksu. USA komandörid koostavad lahinguplaani, sihtmärgid määratakse, eesmärgid seatakse, pealvee lahingugrupid ehk sagid pannakse kokku. Sünnib operatsioon Alvetaja ritsikas. Ainus, mis veel teha jääb, on päästikule vajutada. 18. aprilli koidikul on USA väed positsioonidel. Iraanil pole aimugi, mis tulemas on. 3 saagi saavad konkreetse ülesande. Iga grupp koosneb amfiibründelaevast ja 2 raskest saatelaevast. Bravo ülesandeks on rünnata ja hävitada Sassan ja Rakash naftaplatvormid, mida mõlemad on kasutatud sõjaväebaasidena. Iraani revolutsioonilise kaardiväe saagi jaoks on Charlie eesmärgiks hävitada Süüri naftaplatvormi. Delta missioon on veelgi surmavam. Nad peavad üles otsima ja hävitama Iraani sõjalaeva kättemaksuks Samuel B. Robertsi eest. Nende peamised sihtmärgid on Sam-klassi fregatid Sahand ja Sabalan. Mõlemad need laevad on tekitanud kaost kogu lahe piirkonnas, rünnates neutraalseid laevu isegi pärast seda, kui nende meeskonnad on alla andnud. Mõlemad peetakse prioriteetseteks sihtmärkideks Hormuzi väinad teisel poolel, suhtelises turvalisuses Omaani lahes. Ootab lahingugrupp Foxtrot, kuhu kuuluvad lennukikandja USS Enterprise ja selle saatelaevad. Foxtroti ülesanne on jääda konfliktitsoonist välja, olles valmis õhutoetust andma. Kõik osapooled on nüüd kohal ja mäng võib ametlikult alata umbes kell 8 hommikul. Lennukikandja tekilt tõusevad õhku A6 Intruder ja F-14 Tomcat hävitajad. Nad tõusevad taevasse, et jahtida Iraani fregatte. LTVA-7 Corsair Tux kergerende lennukid on valmisolekus tekil ning E2 Hawkeye õhust varajase hoiatuse lennuk on samuti ooteseisundis. SAG Bravo läheneb oma esimesele sihtmärgile Sassan naftaplatvormile. See SAG koosneb 2 hävitajast, USS Merrillist ja USS Lynn McCormickist ning amfiibtranspordilaevast USS Trentonist. Kui nad platvormile lähenesid, andsid Ameerika Ühendriigid viimase hoiatuse. Captain James Perkins edastab USS Merrill teadet inglise, araabia ja farsi keeles. Sõnum on otsekohene. Sassanit hakatakse kohe ründama ja kõigil Iraani töötajatel pardal on 20 minutit evakueerumiseks. Mõned põgenevad puksiirlaevadega, teised otsustavad jääda täpselt sinna, kus nad on, varjuda ja valmistuda võitlema. Kui tähtaeg saab läbi, vallandab SAG Bravo põrgu naftaplatvormil. Ameerika hävitajad avavad tule, sihtides rajatist 5-tolliste mereväe suurtükkidega. Esimesed mürsud plahvatavad platvormist eemal õhus. See on viimane võimalus alla anda. Iraanlased keelduvad, suunavad oma 2 toruga 23 mm õhutõrjekahurid sõjalaevade poole. Nad avavad tule. See on saatuslik valearvestus. Nende relvad ei suuda USA mereväe hävitajatele vastu saada. Paljud lastud mürsud ei taba isegi sihtmärke. Merrill hävitab Iraani relvad kergesti, samal ajal kui merejalaväe AH-1 Cobra kopterid lähenevad platvormile ja tulistavad tõurakette, et kõrvaldada ülejäänud vastupanu. Alles jäänud iraanlased mõistavad, et neil pole mingit ellujäämisvõimalust ja paluvad relvarahu. Üks puksiirlaevadest naaseb suitsutäis rajatise juurde, et evakueerida revolutsioonilise kaardiväe liikmeid. Kui naftaplatvorm on inimestest puhastatud, laskub merejalaväelaste rühm köitega rajatisele, kogub luureandmeid ja paigaldab 1200 naela C4 lõhkeainet. Mõni minut hiljem plahvatab Iraani eelpost tulekerana, mida on näha miilide kaugusele. Üks sihtmärk on täielikult hävitatud, kuid Ameerika laevastik ei ole veel lõpetanud. Samal ajal viib SAG Charlie läbi identse rünnaku Süüri naftaplatvormile. SEAL annab SAG-i komandör täpselt samasuguse 20-minutilise hoiatuse. Evakueeruge või seisate silmitsi kindla surmaga. Plaan on lihtne. Hävitajad hävitavad platvormi kaitse tugevate tulelöökidega enne, kui saadetakse sisse mereväe eriüksuslased lõplikuks rünnakuks. 25 minutit pärast hoiatuse andmist avavad hävitajad tule. USS Bagley ja USS Wainwright avavad platvormi pihta 5-tolliste mürskude ja 76 mm kahurite tule. Jällegi otsustavad revolutsioonikaardiväelased vastutuld anda, kasutades õhutõrjekahureid, mis ei ulatu isegi Ameerika sõjalaevadeni, rääkimata nendele kahju tekitamisest. Cobra ründekopterid liiguvad ettepoole, et tee vabastada, samal ajal kui mereväes siilid ootavad transpordikopteris.
Iraani õhutõrjekahurid ei ole sõjalaevade vastu tõhusad, kuid need on piisavalt tugevad, et sundida Ameerika koptereid taanduma. Seetõttu peab SAG lootma ainult mereväe tulele, et naftaplatvorm hävitada. Rasked mürsüüd sajavad rajatisele, tulekahjud ja sekundaarsed plahvatused mõrgestavad platvormi konstruktsiooni. Platvorm sulab sõna otseses mõttes kokku. SAG-i komandöör teeb otsuse, maismaa rünnakuks pole enam vajadust. Siilid naasevad baasi, operatsioon Praying Mantis kulgeb plaani järgi. 2 naftaplatvormi on edukalt hävitatud ja SAG Bravo on juba teel oma järgmise sihtmärgi, Rakashi naftaplatvormi poole. Nad on poolel teel, kui Washington annab ootamatu käsu. Rünnak Rakashi platvormile jäetakse ära. See on Ameerika Ühendriikide sõjaväe paus, et survet vähendada ja olukorda maha rahustada. See on pöördeline hetk. See on võimalus Iraanil taanduda ja kaotust tunnistada. Ameerika on andnud hävitava vastuse Samuel B. Robertsi mineerimisele. 2 kõrge väärtusega sihtmärki on hävitatud. Selge sõnum on saadetud ja Iraanile antakse võimalus ellu jääda ja hiljem edasi võidelda. USA pakub armu, kuid Iraan keelduks seda vastu võtmast. Umbes kell 11 hommikul saadab Iraani revolutsioonikaardivägi Pärsia lahte hulga väikeseid Bockhammeri kiirpaate. Need on varustatud raske kuulipildujate ja rakettgranaatidega. Nende missiooniks on tekitada võimalikult palju kaost, tulistades kõiki laevu, keda nad kohtavad, hoolimata sellest, kas need on sõjalised või tsiviilalused. Hädaabikutsed ujutavad USA juhtimiskeskuse üle, teatades igasuguste laevade ründamisest. Kiirpaadid võtavad sihikule Panama naftaplatvormi ja Briti naftatankeri. USA varustusalus saab samuti Bockhammerite poolt tabamuse. Deeskalatsiooniaeg on läbi. USA ei saa lubada Iraanil jätkata süütute kaubalaevade ründamist. Washington ei hoia end enam tagasi. Komanderid saadavad õhku A6 Intruder ründelennukid. Need iga silmas lendavad allhelikiirusel ründelennukid, jälitavad kiirpaate, visates nende lähedusse Rockeye kobarpomme. 1 paatidest uputatakse, teised saavad kahjustada. Ellujäänud põgenevad Iraani kontrolli all oleva Abu Musa saare poole. Täpselt suunatud hoiatav rünnak on just muutunud täielikuks ookeanisõjaks. Siis ilmub radarile kontakt. Iraani laev suundub otse Ameerika laevastiku poole. See on patrullpaat Joshan. Keskpäeva paiku läheneb Joshan ohtlikult lähedale Charlie grupile. USA laeval Wainwright jälgib kapten James Chandler oma radariekraani. Ta teab täpselt, milleks see vaenlase paat võimeline on. Lyra and Med kinnitavad, et Joshan on ainus Iraani mereväe alus, mis on varustatud Harpooni laevatõrjeraketiga. Chandler keeldub andmast Joshanile võimalust tulistada, kuid ta soovib vältida ka tarbetut eskaleerumist. Ta annab raadios selge hoiatuse, siis veel ühe ja veel ühe. Iga kord Iraani kapten eirab ameeriklaste palveid. Leitnant-komandör Abbas Malek vastab rahulikult. Ma täidan oma kohustust. Ma olen rahvusvahelistes vetes ega soorita ühtegi provokatiivset rünnakut. Chandler annab 5 eraldi hoiatust. Ta hoiab oma tulejuhtimise radarid kindlalt vaenlase kerele suunatud. Kell 12.15 on Joshan vaevu 13 miili kaugusel. Chandler saadab viimase täiesti selge sõnumi. Peatu ja jätta laev maha. Ma kavatsen suputada. Joshan keeldub peatumast. See suunab oma radari Wainwrighti peale ja tulistab välja oma Harpooni raketi. See vallandab ainsa laevadevahelise raketiduelli Ameerika Ühendriikide mereväe ajaloos. Harpoon on lendav pomm. See libiseb üle laine tippude kiirusel 600 miili tunnis. Wainwright tulistab koheselt välja fooliumkanistrid ja kasutab elektroonilisi vastumeetmeid, et saabuvat relva pimestada. Raket lendab mööda paremast pardast. See möödub Ameerika laeva kerest vaid 100 jala kauguselt. Chandler võtab ühendust USS Simpsoniga ja annab käsu avada tuli. Mõni sekund hiljem lastakse rakett välja, kiirendades kuni 1900 miili tunnis ja tabades Joshanit küljele. Vaevalt 15 sekundit hiljem järgneb veel 4 raketti. Joshan muutub kiiresti põlevaks frakiks. USA laevad lähenevad ja lõpetavad selle viimase raske mereväe suurtükitule lainega. Ookean põleb nüüd. Sellegipoolest keeldub Iraan taganemast. Nad otsustavad lahingu õhku viia. F-4 Phantom hävitajad tõusevad õhku ja lähenevad USS Wainwrightile. Ameerika sõjalaev jälgib neid rahulikult radaril. Kui nad Sakchelile lähenevad, annab kapten Chandler käsu. Laev tulistab välja paari RIM 67 standardrakette. Üks neist tabab sihtmärki otse, hävitades F-4 hävitaja õhus. Teised 2 pööravad kohe ümber ja põgenevad. Õhus korraldatud vasturünnak on täielik läbikukkumine.
Iga ratsionaalne sõjavägi annaks alla. Iraan otsustab aga panuseid tõsta. Neil on valikud otsas, kuid nad keelduvad endiselt olukorda leevendamast ja kaotust tunnistamast. Iraan pöördub ainsa alles jäänud ressursi poole. Kaks Sam-klassi fregati, Sahand ja Sabalan. Need on täpselt need sõjalaevad, mida USA merevägi on jahtinud. Umbes kell 13:00 märkab Delta Group Sahani otse Hormuzi väina tagaosas. Admiral Anthony Less annab käsu saata õhku luurelennukid, et sihtmärk visuaalselt kinnitada. Accuse Intruder, mida juhib komandör Arthur Bud Langston, lendab lähemale, et olukorda täpsemalt uurida. Iraanlased avavad tule, kasutades õhutõrjerelvi ja maa-õhkrakette, et proovida puudilennukit taevast alla tulistada. UD väldib kõiki rünnakuid ja annab rahulikult hoiatuse. Ma uputan teid 5 minuti pärast. Ta annab pardalolijatele lühikese võimaluse evakueeruda, seejärel peab ta oma lubadusest kinni. Ta tulistab harpuunraketi, see plahvatab otse laeva silla taga. Paksud suitsupilved tõusevad taevasse. Udia 6 koos teiste lennukitega jätkab seejärel laserjuhitavate pommide ja kobarlahingumoona kasutamisega. Sahand on täielikult rivist välja löödud. See põleb 4 tundi, kuni tuli jõuab laskemoonalaodeni. Kogu laev plahvatab ühes tohutus plahvatuses. Hinnanguliselt hukkub plahvatuses 45 meeskonnaliiget. Iraan on kaotanud 1 fregati, kuid nad otsustavad veel viimast korda riski võtta ja saadavad Sabalani Pärsia lahte. Komandörleitnant James Engler märkab fregati oma A6 Intruderi kokpitist ja sööstab selle poole, lastes 500-naelase laserjuhitava pommi otse Sabalani korstnasse. Sissin plahvatus rebib laeva seestpoolt tükkideks. Laeva ahter hakkab kohe vajuma. Ameerika lennukid tiirutavad üleval, valmis töö lõpule viima. Siis saabub käsk. Washington annab sõjaväele käsu rünnak katkestada. President Reagan tunneb, et iraanlased on piisavalt saanud. 1 päeva jooksul pukseeritakse suitsu täis Sabalan aeglaselt sadamasse tagasi. Päikese loojanguks on Iraan kaotanud 2 suurt naftaplatvormi, Sahandi, Yoshani ja 3 kiirkaatrit on hävitatud. 1 F-4 Phantom tulistati taevast alla. 56 iraanlast on surnud. Ainult 8 tunni jooksul hävitasid Ameerika Ühendriigid poole Iraani operatiivsetest sõjalaevadest. Teravas kontrastis kaotas Ameerika sõjavägi vaid 1 helikopteri ja selle 2 meeskonnaliiget. See oli äärmiselt tõhus, ühepoolne tapatalg. Iraanile anti lugematuid võimalusi järele anda. Nad keeldusid. See hirmuäratav tehnoloogilise üleoleku demonstratsioon näitab seda sama täpsust, mille Ameerika ja Iisrael vallandaksid aastakümneid hiljem. Et näha täpselt, kuidas Iisraeli hävitajate parv pani laitmatult toime režiimi kõrgeima juhi mõrva uue sõja esimesel päeval. Lõpsa kohe oma ekraanil olevale videole ja kohtume järgmisel lahinguväljal.